Ja nüüd lühiülevaade selle nädalastest uudistest. Jaanuaril toimus Tartu Kivilinna Gümnaasiumi auditooriumis inglise keele olümpiaad. Et täpsemalt teada saada, mis see toimus, mis on tulemused ja kuidas rahul ollakse, tegime intervjuu õpetaja Estra Tõnissoniga. Kellele oli see olümpiaad mõeldud? Inglise keele olümpiaad on mõeldud õpilastele, kes armastavad inglise keelt ja tahavad ennast selles proovile panna. Osaleda võisid õpilasest 8. kuni 12. klassini ja soovijaid oli väga palju. Ja mis olid olümpiaadi tulemused? Olümpiaadi tulemused olid väga rõõmustavad. 8. klassis saavutas esimese koha Hans-Daniel Kaimre, teisele kohale tuli Kaisa-Liina Näär ja 3. kohta jagavad Simmo Saan ja Liina Kudu ja need 4 tubli õpilast esindavad meie kooli ka Tartu linnaolümpiaadil. Järgmine vanusegrupp oli 9. ja 10. klassi õpilased, võitjaks osutus Raul-Martin Rebane 10. klassist. Ka 9. klassi õpilased pakkusid väga tõsist konkurentsi 10. klassi õpilastele ning 2. ja 3. koht läkski põhikooli, 2. koht Laura-Katrin Leemann ja 3. koht Sander Saavel. Kõige vanemate 11. ja 12. klassi õpilaste võistlusel tuli esikohale Karl Peedosk, 2. koha saavutas Mari Mägi ja 3. koha Kaisa Ratt. Et palju õnne võitjatele! Kuidas jäid rahule õpetajad tulemustega? Ma arvan, et õpetajad võivad rahule jääda, sellepärast et need õpilased, kes olümpiaadil osalevad, on juba iseenesest kiituse ära teeninud. Loomulikult oli palju positiivseid üllatusi. 26. jaanuaril toimus meie koolis õigekirja olümpiaad. Uurime lähemalt, mida räägib sellest õpetaja Urve Parveots. Kuidas sujusid ettevalmistused õigekeele olümpiaadiks? Õigekeele olümpiaad oli meil koolis juba päris mitmendat korda ja tegelikult oli niimoodi, et me selleks kooli olümpiaadiks õpetaja nagu ei püüagi õpilasi ette valmistada, kuid suunab õpilasi ise ette valmistama. Et me näeksime ära, mida õpilane ise oskab. Ja nüüd need, kellel õnnestus, kes lähevad linnavooruvad, nendega me hakkame juba tegema iseseisvat tööd, tähendab koos õpetaja õpilane ja siis sellepärast on siis siiani hästi sujunud, mis edasi saab, eks näeb. Kas üllatusi oli tulemustes? Jah, minu õpilastest ei olnud, aga mul tuleb meelde, et õpetaja Annika Rebane oli ühe tüdruku suhtes väga üllatunud, kelle kohta ta ütles, et eelmisel aastal ta nii hästi ei läinud, et see nagu oli. Aga muud ei olnud ja õpilased ei olnud ka alati samad, et oli erinevaid õpilasi. Kuna toimuvad linnavoorud? 4. märtsil on kokku kutsutud meie kooli. Kõik Tartu linna ja ka Tartu maakonna koolide õpilased, kes siis oma koolis on paremateks saanud ja Kivilinna Gümnaasium siis 2 aastat korraldab nendele olümpiaadi ja meie saadame sinna loomulikult ka oma õpilased. 27. jaanuaril toimus meie koolis 10. ingliskeele klasside filmikonverents. Next presentation is based on the film Bruce Almighty. It's going to be presented to us by Kelly Vallo, Sabine Elias, Kelly Koch and Maris Ülber from 10D. Klassid jaotati rühmadeks, kus iga rühm pidi tegema ettekande vabalt valitud filmi kohta. Valitakse parim naisosaleja, meesosaleja, parim ettekanne ja parim rühm. Parima naisosaleja tiitli sai Martina Vool, parim meesosaleja Raul-Martin Rebane. Parim ettekanne oli 10. C-klassi õpilaste poolt film Hancock, mida esitlesid Jane Tischler, Janari Jõesaar, Merilin Kriisa ja Martin Ott. Parim rühm oli 10D.
koosseisus Kelly Vällo, Maris Ülper, Kerli Kokk ja Sabine Liias. Running time is 1 hour and 41 minutes. Release date is May 23rd, 2003. US box office is quite big and average grade from critics was C+. Budget was $81 million. 28. jaanuaril toimus spordiklasside talispordipäev Käärikul ja Kuutsemäel. Meil on külas Marilyn Jaansoo 12. C-klassist, kes räägib lühidalt, kuidas see oli ja mis seal toimus. Tere ka minu poolt. Hommiku kell 9 oli start Tartust, läksime 2 bussiga 10, 11, 12 C-klass. Ning jõudsime Kuutsemäele kell 11 umbes ja osad võtsid suusad, osad võtsid lauad. Nii, esimene buss väljus kell 3 ja teine buss väljus kell 6, et väga lahe oli, et me oleme käinud 2 aastat järjest Kuutsemäel ja kahjuks enam seda ei saa teha, et kahjuks jäi viimaseks aastaks, aga soovitan ka. Soovitan kõikidel minna ja klassis oleks vaja organiseerijaid, kes organiseerivad sellised reise. 24. jaanuaril toimusid koolide vahelised jalgpallivõistlused. Kivilinn näitas oma tugevaid külgi, Rahvaliigas saavutas esimese koha ja Meistriliigas jäi teiseks. Eesti Koolispordi Liidu eestvedamisel toimub 4. veebruaril vabariigi finaalid Viljandis. Vabariiklik rahvamäng toimub märtsi algul Viljandis. Õpetaja olemõtlusel tekkis kaval plaan nimetada nõrgem meeskond number 9 ja tugevam meeskond number 8, et sellega kavaldada üle vastasmeeskond. See plaan toimis ka väga hästi. Rahvaliigas saavutas esimese koha Kivilinna gümnaasium, teise koha saavutas Forseliuse gümnaasium ja 3. koha saavutas Miina Härma gümnaasium. Neile järgnes 4. Raatuse gümnaasium ja 5. koha sai Veeriku põhikool. Meistriliigas aga saavutas esimese koha Kommertsgümnaasium, teise koha Kivilinna gümnaasium, 3. koha Vene Lütseum ja 4. koht Karlova gümnaasium. Käisime väikeste majas ja uurisime pisikeste käest, missugused kivid tahaksid nemad olla. Missugune kivi tahaksid sina olla? Kristallkivi. Milline kristallkivi sina tahaksid olla? Tavaline. Sama. Mina tahaks olla lapik, tavaline. Mingi piklik selline. Aga miks? Ma ei tea, mulle ei meeldi mingid sädelevad kivid. Mina tahaksin olla selline ümarkivi, mis on merepõhjas. Aga sina? Ma tahaksin olla tavaline põllukivi. Aga miks? Siis saaks vabas looduses olla ja niisama. Missugune kivi tahaksid sina olla? Pruun. Aga miks? Et mul on juuksed pruunid. Okei. Milline sina? All. Sellepärast, et mulle meeldib pall. Aga miks on kivid sulle nii tähtsad? Et nendega võib mängida. Sest võib igasuguseid seinakividega ehitada. Aga kui kive sinu elus ei ole? Siis ma nuksin. Ei tea. Aga aitäh teile! Missugune kivi tahaksid sina olla? Näiteks rannakivi, sest siis visatakse lutsu meie peal. Mina tahaksin olla rubiin. Sellepärast, et see on hästi ilus ja sellest tehakse kaelakeesid. Mina tahaksin olla ka rubiin, sest see kivi meeldib mulle.
Ma tahaksin olla kõige tavalisem kivi, sellepärast et siis ma saaksin nagu rahulikult olla või nii. Mina tahaksin olla rannakivi, millega visatakse lutsu. Miks on kivid sulle nii tähtsad? Sest siis suurte kivide peal saan istuda ja väikesteid kive saan loopida. Mul on, et suurte kivide peal saan istuda ja väikestega saan igasuguseid maju teha ja niimoodi. Mulle on kivid tähtsad, kuna kivid on majad ja nende sees me elame või nii. Mulle on kivid tähtsad, kuna suuremate kivide peal saab istuda ja väikestega kividega saab neid loopida ja nii. Mulle on kivid tähtsad selle mängida igasugust asju teha. Aga kui kive sinu elus ei oleks? Siis mul oleks bussi näiteks hästi igav oodata ja siis ma ei saaks millegi või kellegi taha ennast peita. Siis ei oleks meie kooli ja mõnu kodu. Kui kive ei oleks, siis ma võib-olla ei tunnekski nendest puudust, sest ma ei tea, mis need on. Kui kive ei oleks, siis ei oleks seda kooli ja kõiki kortereid. Kui kive ei oleks, siis ei oleks osadel inimestel võib-olla isegi elu majas. Missugune kivi tahaksid sina olla? Mina tahaksin olla paekivi. Miks? Sest see on Eesti rahvuskivi. Aga kui kive sinu elus ei oleks? Siis ma suvelõunu ei saaks süüa.